Fenomenaalne, eksklusiivne eepiline, ja hunnitu on need sõnad, mis ei päde pooltki kirjeldamaks rektor Tõnu Viigi näoga auhinnakarikat. 6 nädalat on selle nimel võetud erinevaid ajugümnastilisi poose ja olgem ausad, see on muutnud Tallinna Ülikooli jäädavalt. Ja kelle pea karika nimel pakku lüüakse, selgub juba täna. Mina olen Moona-Britt Luur, tema on Mikk Mäe. Ja see on Akadeemilise Mällari Grande Finale! Just siin ja praegu kirjutatakse sajandi vilistlaste kõrvale Akadeemilise Mällari võitjad. Finaalsaatesse on jõudnud 4 taibukamat teelüükate paari, kes on olnud paremad teistest pakadest, makadest, õppejõududest ja vilistlastest. Nendeks on pakatudengitest üliõpilaskonna liikmed Helevi ja Kertu. Auväärsed filmi erialavilistlased German Koolub ja Juss Aska. Lugupeetud ülikooli töötajad, BFM-i direktor Birgit Vilgats ja dokumentalistika õppejõud Riho Västrik. Ning koreograafia erialavilistlane Amanda Hermine Künnapas koos Gertrud Järvesooga. Tõnu Viigi näoga karikast saab võidusõnu maitsta ka ainult üks võistkond. Selleks tuleb konkurente oma tarkuse ja punktiskooriga edestada. Kõik mänguküsimused on ette valmistanud võistlejad ise ning skoorida saab nii teiste tiimide küsimusele vastates kui ka ise ülesandeid esitades. Kusjuures tuleb arvestada, et küsija saab punkte vaid siis, kui vähemalt üks konkurentidest teab õiget vastust. Nii et liiga kerged või rasked küsimused on kui valus löök otse 10-sse. 10 punkti saab ka meie esimeses voorus nimega kõige-kõige. Iga jõukohase küsimuse ja korrektse vastuse eest. Finaalsaate esimese küsimuse kannavad ette kollase tiimi pakatudengid Helevi ja Kertu. Mis imeväega te finaali jõudsite ning pikema akadeemilise taustaga võistjaid edestasite? Suur tahtejõud see karikas võita. Aga palun, teie küsimus. Kuigi Põhjala külje all ei suuda eestlased naabrite kombel õnnelikkuse indeksiga särada, milline Põhja-Euroopa riik on maailma kõige õnnelikum? Mängijad, pange oma näpud valmis ja vastuse variandid on A. Norra, B. Taani, C. Soome või D. Rootsi. Nõuedad näpud. Vaatame, mis õige vastus on. Ja õige vastus on C. Soome. Palju õnne. Palju õnne, kes vastasid õigesti, aga kõige kiiremini vastasid German ja Juss. Teie saate küsida selle vooru teise küsimuse. Palun. Nii, enim filmi rolle on Filmiinstituudi andmetel teinud Eesti Arne Uusküla, kes on meie seast juba kahjuks lahkunud, kes on aga seni elavatest Eesti näitlejatest enim kinolinnal üles astunud. Ja vastuse variandid on A. Helgi Sallo, B. Ülle Kaljuste, C. Ita Ever või D. Maria Klenskaja. Vastamisaeg on lõppenud. Õige vastus on variant C. Grand Old Lady Ita Ever. Nii, vaatame tabelit. Meil on siin 3 liidrit. Järgmises voorus nimega Kodus anname iga õige vastuse eest juba 20 punkti. Kuna iga akadeemiku kõvakoore all peitub lihtsus, siis selles voorus esitatakse ülikooli erialaga haakuvaid küsimusi, mis seostuvad meie kõigi kodudega. Esimesena küsib punane meeskond, kuhu kuuluvad meie tudengi Oskari koju toonud vilistlased German Koolub ja Juss Aska. Kuidas Tõnu Viigi karikas siis selle Oskari kuju kõrvale sobib? Ei noh, üks hoiab riiulit ühel pool, teine teisel pool, eks ole, aga see nii ei ole. Iga auhind on oma õige kohta, õiges ruumis. Aga mis ruum see on, kus nad koos on? No esialgus oli lastemäekorter, aga siis nüüd on teises kohas elan. Selge, aitäh! Aga palun, teie küsimus. Netflix tõi 2020 aastal meile kõigi kodukinodesse ja südametesse ameeriklaste nägemuse Eurovisioonist.
mis on bändi nimi, mille lugu meile esitatakse? ja pange näpud valmis. Vastuse variandid on A. Fire Saga, B. Jaja Ding Dong ja C. ABBA või D. Lars and Astrid. No nii, vaatame, mis on õige vastus. Mikk, kas sa tead? Ei, Õige vastus on A. Fire Saga. Kõige kiiremini vastasid Amanda, Hermine ja Gertrud. Teie saate küsida selle vooru teise küsimuse. Palun. Pea kõikidel nõukogude lastel oli kodus lastesaate Entel-Tentel vinüülplaat. Milline Eesti ansambel on teinud sellest plaadist oma versiooni? Vastuse variandid on A. Genialistid, B. JMKE. Väga hea. C. Marko Matvere ja Jaan Tätte või D. Vaiko Eplik ja Eliit. Nüüd tead sa küll õiget vastust. Õige vastus on variant A. Genialistid. Läks täppi. Vedas. Mulle tundub, et Birgit ja Riho juhivad. Vastab tõele. Ja neil kandadel on juba astumas Amanda, Hermine ja Gertrud. Järgmises voorus paneme õige vastuse eest lauale juba 40 silma ning raundi nimeks on Täida lüngad. Selles mõõduvõtus katsetame, kas pea on tõesti prügikast või pigem leiunurk. Teie ees on laused, milles otsitakse puudu olevaid sõnu. Esimene lause tuleb siniselt võistkonnalt, kelleks on BFM-i direktor Birgit Vilgats ja dokumentalistika õppejõud Riho Västrik. Te jõudsite ainsate TLÜ töötajatena meie suurde finaali. Kuidas teil see õnnestus? Elukestev õpe. Ja mängulust. Nõustun täiesti. Teie küsimus, palun. Rasmus Merivoo BFM-i lõputöö oli nimega Tulnukas ehk Valdise päästmine. Osas. Ja vastuse variandid on A. 9, B. 10, C. 11 või D. 12. Õige vastus on variant C. 11 osa. Kes vastas kõige kiiremini? Ma näen, et German ja Juss. Te olete nii tublid. Te saate küsida teise küsimuse. Nii, maailma 10 enim teenitud filmi hulgas on tasuta Avengers filmi. Ja vastuse variandid on A. 2, B. 3, C. 4 või D. 5. Väga põnevad vastuse variandid. Kes sinu lemmik superkangelane on? Mina ise. Mul on Ant-Man. Ja õige vastus on B. 3. Kes vastas õigesti? Birgit ja Riho, ainuksena. Väga tublid. Kas see tuli nüüd teadsite või? Absoluutselt. Väga õige vastus, väga õige vastus. Üks hakkas 1,5, teine ka 1,5. Aga miski pole veel lõplik, sest viimases põhimänguvoorus paneme lauale 80 silma ning võtame ette fotoalbumi. Loodetavasti mitte kassipildid. Mis kassidel viga on? Selles heitluses kuvame ekraanile pilte, mille kohta võistlejad on ootamatud küsimused ette valmistanud. Esimese pildi küsimuse maalib meile Lilla tiim, mille koosseisus on koreograafia vilistlane ja näitleja Amanda Hermine Künnapas koos Gertrud Järvsooga. Mille poolest just teie ülikooli pere parimad olite? Charmi. Ma olin kõige naljakam. Kui pikalt koreograafid koolis passima pidid? 12 tundi? Kuidas kunagi? No mis see keskelt oli 8? 8 tundi päev? Näiteks 8 tundi, jah. Lihtsalt 8 tundi tantsu? Ei. Puhata sai ka. Okei, aga olge head. Palun, teie küsimus. Kes on see Eesti Noorsooteatris töötav näitleja? Variandid on A. Jürgen Kansen, B. Kristo Viiding, C. Markus Habakuk või D. Risto Vaidla. Mina mäletan teda Pilvede all sarjast. Mäletad, jah? Ta on ikka kõva paadunud fänn, seda ma usun. Kindlasti ma usun seda. No vedad näpud. Õige vastus on D. Risto Vaidla. Stalkisin teda. Ja õigesti vastasid Helevi ja Kertu. Palju õnne. Nii et teie küsite järgmise küsimuse. Palun. Millise riigi kirjutas 2007. aastal oma hõbedase täherüüga Eurovisiooni kullafondi Verka Serdutška? Ja vastuse variandid on A. Venemaa, B. Ukraina, C. Moldova või D. Rumeenia. Mis sa arvad? Ma ei
Vähemalt see ei ole see Epic Sax Sky 10 tundi järjest. Õige vastus on variant B. Ukraina. No nii, Ja kõik Vaatame peaaegu tabelit. vastsid õigesti. teeme ülevaate tabelist. Praegu on juhtpositsioonil Helevi ja Kertu, väga eeskujulikud. Neile järgnevad Birgit ja Riho, väga tublid. Ja siis tulevad sealt järgi ka German ja Juss, praegu viimasel kohal Amanda, Hermine ja Gertru taga. Ärge muretsege. Sest tegelikult võib nii õnn kui ka rektor Viik hoopis kellelegi teisele naeratada. Sest kohe kingime võistlejatele palju punkte. Moona, on sul lõppmänguks mõni vanasõna äkki varuks? Ütleme, et kingitud suumi suhu ei vaadata. Super. Kõik see mees ja naine. Viimane pingutus. Algab lõppmäng, su nägu zoomib, kus paneme lauale ei rohkem ega vähem kui 300 punkti. Kõik võistkonnad peavad nende lunastamiseks vastama vaid ühele küsimusele. Milline kuulus eestlane on pildil? Aga kuna tuntud näod on peidetud filtrite alla, on stuudios sama palju segadust kui Mikul igas loengus. Täpselt nii. Ja arvamisega on sama kiire kui Moonal enne igat koolipäeva Red Bulli ostmisega. Sest iga sekundiga väheneb punktiskoor 2 palliga. Iga valepakkumine vähendab veel omakorda võistlejate senist punktisummast 5 silma võrra. Tere, salapärane külaline, kuidas sul läheb kah? Tšau, mul läheb väga hästi, natukene selline udune on olla, aga muidu on päris hea. Kuidas on sul Zoomi töökindlusega? Minu suhted videokonverentside ja Zoomidega on suhteliselt nigelad. Kui ma Zoomin, siis ainult kaameraga sisse ja välja ja see on kogu mu Zoomimine üldiselt. Ma olen suutnud vältida üldiselt neid Zoomi kõnesid. Võistlejad, ärge unustage, et iga sekundiga väheneb võimalik võidusumma ning praegu soks. On teil alles? Meil soovib keegi vastata. Kristel Aaslaid äkki või? Kristel Aaslaid. Vaatame, kas filter avaneb. Oi, ja milline lõppmäng. Kristel Aaslaid siinpool. Tore oli teie mängus olla ja loodetavasti oli teil ka tore ja palju õnne võitjatele. Aga ma tahan näha kohvrieerikut. Vaatame kohvrieerikut on vaja näha. Lausa seekord vilega. Tõeline professionaal. Kas me ise? Jaa, teeme selle lahti. Teeme koos? Teeme koos. Okei. Voilà. Millele sa küll võiks vihjata? Rullimisele. Rullimisele? Ahaa, I see what you did there. Ta on tänavatantsu õppinud minu meelest. Jah, on küll jah. Tõesti, väga hästi pakutud on olnud. Meie kuulsus peab nüüd paljajalu kõndima. Vaatame, palju tuli juurde. 248 punkti on juurde tulnud, mis tähendab ei midagi muud. Akadeemilise mällari võitja on Amanda, Hermine ja Gertrud. Teisele kohale jäid Birgit ja teisele kohale jäi Helevi ja Kertu. Ja palun. Oih, see jäi terveks. No nii. Palju õnne, te olete võitnud Tõnu Viigi näoga auhinnakarika harukordse ainueksemplari. Mis sa selle meistri teosega nüüd peale hakkate? Me jagame selle kuidagi pooleks. Kas jah, saega Ma võtan selle pildi. Sa võtad pildi ära ja siis Häälid tuleb ära peab seda lihtsalt mingi purkidest. Suva püramiid. Suurepärane sooritus ka teise koha omanikele, kelleks on Helevi ja Kertu. Kolmandal kohal on Birgit ja Riho. Ja auväärsele 4. kohale, mitte viimane, 4. koht. German ja Juss. Palju õnne! Ärge kurvastage, vähemalt jääb teile mälestus sellest suurepärasest telemängust. Ja kuna kogu meie isiklik raha läks selle suurejoonelise Tõnu Viigi näoga auhinnakarika peale, siis ootame pakkumisi kõigilt telekanalitelt selle kõrgema klassi formaadi ostmise jaoks. Järgmise mällarini. Mälumiseni!